Ma suudan hakkama saada. Jask! Aitäh!
tere ja palun. Tere, mina olen Miia. Tere. Siin on vaba koht. Ta on ilusa lilles. Tere, tulge edasi. Tere. Ja. Tere, mina olen Miia. Vabandust, mul on üks küsimus. Kas ma jõuan veel tualetis ära käia? Enesekindlust on sul vähe. Kui sa ise usud, et jõuad, siis jõuad. Et siis võin minna? Jaa, palun. Tere, ma olen Miia, ma tulen kohe tagasi. Ma kohe tulen tagasi. Tere. Tere! Kas ma olen ikka õiges kohas? Kui soovid ellu jääda, on see ainuõige koht. Ei, mitte sellepärast, ma lihtsalt... Jaa, palun võta istet. Igal ühel on oma põhjus ja mina aktsepteerin seda. Ärge ainult valesti aru. Kõik on väga hästi. Istume kohe, alustame. Paistab, et ma olen siin viimane. Oled esimene mees. Siis kogu arvestuses ühesõnaga viimane, noh. Faktipõhiliselt oleks ikkagi täpsem öelda, et nimekirjas 5. Aga miks mitte viimane? Sellepärast, et lauseid tuleb moodustada võimalikult elujaatavalt. No aga eitus võib olla väga elujaatav, et ma ei taha surra, on ju elujaatav lause. Jaatavalt on parem. Kuidas? Väga lihtne. Ma tahan elada. Mina tahan ka elada. Väga tore, me ootasimegi sind väga. Nii ilusti ei ole ammu mulle keegi öelnud. Ja mul on nii hea meel teid kõiki siin näha. Mina olen teie teejuht ja tahan saada teiega lähemalt tuttavaks. Ma olen kindel, et te olete oma elus teinud fantastilise valiku. Ma olen teie üle väga uhke. Maailm januneb positiivsete inimeste järgi. Ja seda veel rohkem, sest maailmas on negatiivsust väga palju. Ja teeme kõigepealt ühe suure aplausi ise endile. Väga tore. Nii, ma tutvustan teile nüüd oma armast sõpra Sigmundit. Ütleme kõik Sigmundile tere. Tere. Tere, Sigmund. Väga tore. Rääkige endast nüüd mõne sõnaga. Jaa. Mina võin alustada. Palun. Ja ühtlasi soovin ma teada ka ootustest kursusele. Mina olen üldiselt väga positiivne inimene, aga viimasel ajal on minu see loomupärane positiivsus, see on kusagil ära kadunud, et ma ei suuda enam nii positiivne olla, nagu ma tahaksin. Ja õigus, ma pidin kõigepealt oma nime ütlema. Mina olen Miia. Seda, et... ma räägin just näitest. Viimased 3 aastat olen mina proovinud endale otsida sellist normaalset meest, aga pärast ebaõnnestunud katseid seda leida olen proovinud positiivseks jääda. Et kui minu mees või see, keda ma olen leidnud, on mul kodus ära käinud ja minu vanaema ja emaga tuttavaks saanud, no siis nad saavad kõik jalga. Pole hullu, iga olukorra jaoks on olemas lahendus, lootust ei tohi kunagi. Mul on tegelikult väga tore ema. Ja tema tegelikult soovitaski mul võtta paar positiivse mõtlemise kursust, et ma lootust ei kaotaks ja vanaema, võt tema maksab mul kõik siin kinni. Ja tegelikult meil on väga super pere, et me nutame, naerame koos, me räägime maailma asjadest. Me hakkame tegema optimismi kasvatamisega. See on oskus, millega saab ellu jääda. See on väga õige. Ja Miia, suur aitäh, me kõik ütleme sulle aitäh, väga armas. Kes on järgmine? Minu nimi on Anni. Ma olen see väiksepalgaline õpetaja, kelle käest kogu aeg midagi nõutakse. Kord on vaja viia lapsed ekskursioonile. Kord on vaja lapsed viia teatrisse. Kord on vaja minna koolimaja taha peenart rohima. Kogu aeg ainult pigistatakse.
koolist ära tulla ka ei saa, sellest, et ega uut tööd leida pole lihtne. Ja raha on väga vaja, sest et kodus kanseldan alkohoolikust meest ja dementset ema. Õnneks kasvab mul kodus 2 tublit ja tragilast. Nemad on mul ainsad, kellest on mu elus tuge ja rõõmu. Siia koolitusele ma tulin pärast seda, kui ma ajalehest kuulutust lugesin. Mina tahaksin küll õppida positiivsust ja oma elurööbastele saada. Pole kahtlustki. Tubli Miia, ma olen kindel, et sul hakkab palju paremini minema. Ma loodan ka. Ja kes on järgmine? Minu nimi on Kristiina. Ma olen see hakkama saav äriinimene. Tegelenud edukalt jae- ja hulgikaubandusega, toitlustusega, koolitusega, transpordiga. See on mahtunud minu viimase 15 aasta elu sisse ja üheski valdkonnas pole ma veel täielikult kõrbenud. Kõrbenud olen ma vastassugupoolega suhetes. Selle aja sees olen lahku läinud 4 elukaaslasest. Kui ma hiljaaegu end ühele kohtingule minnes ette valmistasin, tundsin juba enda sees, et nagunii sellest midagi välja ei tule. See oli väga hirmutav. Ma ei taha, et kõik lõpeks halvasti. Vajan positiivset jõudu enda sisse. Selleks olen ma siin. Täiesti õige koht. Ma olen kindel, et sa mõistad peale kursust, kui hea sa oled ja tead, mida eluga tegema pead. Nii, meil on jäänud veel 2 inimest. Olgu, räägin siis. Olen Viive. Viive. Jah. Mees andis mulle sünnipäevaks valida, kas lähen tissioperatsioonile või tulen siia. Olen täiskohaga koduperenaine ja nagu mu mees mulle ütleb, poole teise kohaga inglike. Mul ja minu mehel on väga vahva suur pere. Mehel on 4 last ja minul 3. Kokku on meil siis 7. Nüüd soovib mees ühist last saada, aga mina suhtuvad sellesse negatiivselt. Mees loodab, et kui koolituse läbi teen, olen positiivsem ja muudan oma suhtumist. Ma ei usu, et nii läheb, sest ma olen sünnitamiseks pisut vormist väljas. No minu üle-eelmisest grupist jäi just üks sinujaline naine rasedaks. Enne oli ta 100% selle vastu. Väga vahva. Jah. Lahendused tulevad mõnikord sinu juurde täitsa ise. Meil on jäänud veel üks inimene, kes soovib endast rääkida. Inimese nimi on Fred. Tere, Fred! Ma ei teagi nüüd, millest õieti rääkida. Sündisin 1974. aastal. Seejärel oktoobrilaps, siis pioneer, lahutatud, 2 lapse isa. Armastan praegu Reini. Oman keskeri haridust ehitusmaterjalide tehnoloogina. Praegune amet on betoonimeister. Mis veel? Meeldib tarbida heledat õlut. Materiaalset edu ei ole saavutanud ega kavatse ka. Loorusest tahtsin saada muusikuks. Põrusin. Mitte keegi ei saa elus mitte milleski põruda. No ma lihtsalt tahtsin olla aus enese väljendada. Sa ei ole oma võimalust veel leidnud, aga palun räägi, millised on sinu ootused kursusele. Mul ei ole mingeid ootusi. Suurepärane! Ma olen kindel, et kõik see, mida me kõik koos siin läbi teeme, ületab kõik sinu ootused. Mul ei ole ju ootusi. Ja järelikult on mul õigus. Aga kui mul ei ole ootusi, siis ma ei saa ju järelikult ka midagi ületada. Täiesti vastupidi. Kõiki, mis ületab olematud ootused, mis on veel suuremad olematutest ootustest, on üle olematute ootuste
väga huvitav. Mina lihtsalt mõtlen positiivselt ja kuna ma mõtlen positiivselt, on minu tuju hea ja enesetunne parem. Aga nüüd hops, kõik oma toolided püsti. See, mida me tegema hakkame, on hea nii kehale kui vaimule ja tubli viia teised ka. Te võite minu üle naerda, aga see on minu lemmikharjutus, te peate proovima, kui palju positiivsust üks asi anda võib. Oi, nii vähe on vaja. Läks valesti. Nii vähe on vaja, et tunda ennast hästi, teeme ennast sooja. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins. Et comme les petits canards, il faut que tout le monde se marre, remuer du popotin. À présent claquer des becs, en se avec beaucoup plus d'entrain. Olen teile nii uhke, fantastiline! Ja liigutage ennast! Kui vähe on vaja selleks, et olla positiivsed? Vabastage negatiivsed energiad endast! Lisake need šaakanitele! Las on kiva ja väga hea! Suurepärane ja! C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est les filles de demain. Il suffit de fermer son bec en mettant ses petits mots secs, lier les genoux, c'est bien. Ça y est, vous avez compris, attention, c'est pas fini, nous allons jusqu'au matin faire un bec. Jaa, positiivsus! Tuleb teie juurde! Ei, mitte niimoodi ka. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font. Nii, tõuseme nüüd kõik ilusti toolidelt püsti, tubli Fred. Läheme järgmise harjutuse juurde. Me hakkame päikest tervitama nagu lõvid. See on väga lihtne. Kõigepealt hingame me seda õhku endasse. Ja laseme siis endast välja voolata. Ja sisse hingates muutume me kõik lõvideks. Positiivne psühholoogia on ellu kutsutud selleks, et suurendada igapäeva rõõmu. Mida annavad väikesed hetked ja pisikesed õnnestumised. Me oleme kõik loodud erakordseteks. Me muudame halli ilma päikseliseks enda sees. Mul on küsimus, et kuidas näha positiivset olukorras, kus seda positiivset üldse ei ole? Sellist olukorda ei ole. No on küll, minul oli ükskord. Üks poiss jättis mu maha pärast seda külas käinud ja vanaema temaga mitu korda noris. Ja siis ta andis valida, kas tema või vanaema. No mis selles olukorras positiivset on? Aitäh teile kõigile. Te olete väga tublid. No, kui minul kurbus kipitab hinges, siis ma lähen näiteks metsa ja röögin täiest kõrist. Mida? No näiteks... Ma suudan hakkama saada! Suudan hakkama saada. Teate, mis mina seekord tegin? Mina läksin oma vanaema juurde. Läksin vanaema juurde, panin pea talle sülle ja hakkasin nutma. Väga tubli. Ega ta mul kaua nutta ei lasnud. Ütles, mis sa tühja pärast ikka tõin. Tead, Miia, mina usun, et õige mees võtab sind sellisena, nagu sa oled. Ja kui perekond on sinu
minu osa võtab koos perekonnaga. Kas mehed või perekonnad võtavad siis mehi vastu? Kui mees on õige, küll võtavad. Mul on ammu südamel küsimus. Teile kõigile. Te näete või tunnete enda ümber väga negatiivset inimest, siis mida te teete? Mina hoian võimalikult kaugele. Kõrvad tuleb lukku panna, las virisevad oma ette. Ennast ei tohi mõjutada lasta. Kuidas? Tuleb peegeldada iseenda positiivsust. Aga nad söövad ju oma negatiivsusega selle ära. Pead veel julgemalt peegeldama. Maailmas on nii, et ainult kõige tugevamad saavutavad oma eesmärgi. Ole positiivsusest pakatav lõvi. Proovi, ega see lihtne ei ole. Proovin, aga ega see lihtne ei ole. Teate, kuidas saada positiivseks lõviks? Mul on teile selle jaoks väga hea retsept. Teadliku inimese 5 tehnika meetod. Ja kõigepealt ära toida negatiivsust. Seejärel on väga oluline tegeleda teemadega, mis sulle rahuldust pakuvad. Kindlasti on oluline oma mõtete jälgimine. Ja veel olulisem on olla koos positiivsete ja inspireerivate inimestega ja ammutada info valitud meediakanalist. Ja lõpetuseks käitu nii nagu majakas. Sa pead ise olema päikesekiir ja siis muutub sinu ümber ka maailm. Kõik algab ühel täiesti tavalisel päeval. Kõnnin mööda tänavat. King on pöördunud kanda suure villi. Olen just teada saanud, et 3 minu lotopiletit ei ole võitnud. Kui korraga näen oma nina all mikrofoni. TV1 tülitab, kas te olete olnud depressioonis? Vist küll. Väga hea. Mida te teete depressioonist vabanemiseks? No Vastus võiks olla lühike. Uudised on muutunud viimasel ajal nii negatiivseks, et ma ei taha enam meediat tarbida. Kas see on piisavalt lühike vastus? Enam vähe. No muidugi, siis kui ta lahkunud on, siis kerkib pähe terve hulk väga asjalikke mõtteid, mida oleks võinud kohe öelda, aga loomulikult siis, kui sinu käest küsitakse, ei tule ju kohe midagi pähe. Õhtul vaatan mina televiisorit. Ja siin Vabaduse väljak. Mida teha selleks, et tänapäeva infokülluslikus maailmas saada kiiret ja objektiivset informatsiooni elus toimuva kohta? Meediat tarbida. Hallo, rahvameedia kuuleb. Kas ma võiksin paluda seda toimetajat, kes minu loo täna eetrisse lasi? Millisest loost käib jutt? Sellest, kus mina räägin. Millest te räägite? Sellest, et uudised on viimasel ajal negatiivsed ja et ma ei taha enam meediat tarbida. Sellist lugu pole olnud. Ja selles see asi ongi, et ei ole olnud. Kellega te siis rääkida tahate? Vahet pole. Hästi, ühendan teid päeva toimetajaga. Halloo! Miks pärast lasti minu lugu lühendatud eetrisse ja esitati koos teise küsimusega? Aga sellepärast, et see lugu, kuhu teie vastus algselt oli mõeldud, jäi lihtsalt ära. Ma tahan kohe kaebuste raamatut. Ma homsest nagunii siin enam ei tööta. Mul on mõõt täis ja ma pole kunagi tahtnud seda tööd. Hakkan kiiresti sisse välja hingama. Tahan minna õue, et hingata värsket õhku, kuid libastun ja kukun. Murran jalaluu. Samal hetkel vihiseb aknasse kivi ja järgnevad 3 nädalat istun ma külmas toas, kipsis jalaga. Elektriarved kasvavad üle pea, pangaarvelt kaob raha. Külmkapp on tühi. Huvitav, kas see ongi niimoodi, et kui sul on väga raske, siis oled sa kogu aeg üksi?
tohi lubada endale üksindust, kui tal on raske. Raskus vajab tuge nagu õunapuu oks, mis on sügisel paksult õunu täis. Kui tuge ei ole, oks murdub. Istu. No aga mina olin sellises olukorras, kus mul ei olnud mitte kedagi. Väga oluline on, et ümbritsed ennast juba õigel ajal õigete inimestega. Need inimesed on sinu jaoks maailmas olemas, sul on vaja nad lihtsalt üles leida. Aga mina elasin oma luumurru üle täiesti üksi. No mina oleksin sinu asemel mõne sõbra kutsunud või õed, vennad, sugulased, kassid, koerad, keegi ometi ikkagi on. Ei ole. Järgmine kord pööras sõprade leidmisele rohkem tähelepanu. Ma ei tea, minus ei ole midagi erilist, mitte mingisugused erilisi isiksuse omadusi ei ole. Ma ei ole eriti rikas. Keegi ei tunne minu vastu erilist huvi. Ükskord ma tutvusin internetis kellegiga, kes ütles oma ametiks olevat kirjaniku. Ma kirjutasin talle ka, et ma olen ka raamatuid lugenud, et ma olen lugenud seda Tammsaaret. No tema kirjutas selle peale, et tore. No ja mina hakkasin siis selle peale kohe rääkima, et kuidas moodi tegelikult päriselus tõde ja õigus pole üldse olemas. Ja tema blokeeris nüüd selle peale ära. Leia keegi teine. Minu kliendid on endale leidnud internetikeskkonnast isegi eluarmastuse. Leidsin oma 4. 3. elukaaslase internetist. Aga see oli täpselt samasugune nagu 1., 2. ja 4. Mitte grammigi polnud rohkem mõistmist. Mul istub kodus diivanil täitsa muhe internetimees. Üldse ei kahetse, et teda sealt 4 aastat otsisin. No kuulge, internetis on täiesti normaalsed inimesed nagu meiegi. Mina arvan, et pea internetis peab olema väga ettevaatlik. Seal liigub igasuguseid hulle. Mina kasutan sõna hull sõimusõnana. Jaa, kusjuures mina hakkasingi positiivse mõtlemisega tegelema selle pärast, et üle olla diskrimineerivast suhtumisest hulludesse. Nii hulludesse. Kas siis positiivne mõtlemine on probleemi lahendanud? See on kindlasti kaasa aidanud. Millele? Osata suhtumise tagamaid paremini mõista ja inimestest aru saada. Aru saada. Kui siin nüüd sõimusõnadest juttu tuli, meie vanaemaga kasutame värdjas või loll. Värdjas. Idioot! Ise oled. Ma mõtlesin, et idioot on ka hea sõimusõna. Jah. Mina kasutan lammast. Issand, kui armas. Issand jumal. Ma olen soss-seppa ka kasutanud. No kuulge, see on võimatu, et minuga ühes ruumis viibib mees, kes ropendab minust ilusamini. Nii, kallid sõbrad, teeme nüüd ühe toreda harjutuse, millel on suurepärane laeng heale enesetundele. Fred, millal sa viimati kallistasid? Kas nagu intiimselt? Ükstapuha millise moel. Ma ei mäleta. Naised, teie? Meil kodus on nii, et viimasel ajal kallistame peaaegu et iga päev, sest iga kord, kui mehega ära lepime, siis kallistame. Mina ei tea. Sellel aastatuhandel ei ole küll rohkem mind kui vaid paar korda kallistatud. Aga eelmisel? Mina kallistasin eelmisel nädalal, aga see oli suur jäme tamm. Ei tea, kas see läheb arvesse? Jaa, puu on ka väga hea alternatiiv. Mina kallistasin viimati öösel. Igatahes! Unes. Te peate väga palju kallistama. Kui te palju kallistate, muutub teie suhtlemine avatumaks. Fred, pane sina eriti hoolikalt tähele, võid niimoodi uusi sõpru juurde leida. Ja mis kõige olulisem, kallistamine aitab praktiliselt 100 haiguse vastu. No milleks siis apteegid on? Apteegist mine osta endale vitamiine. Nii, kallid sõbrad, teeme nüüd kõik koos ühise kalli maratoni. Kõik kallistavad kõiki ja hästi palju. Pange kallistusse oma hing. Väga hea, kallistamise juures on kõige olulisem avatud olek ja õige emotsioon. Käed tuleb hoida avatud asetis, läheneda aeglaselt, vaadata silma.
võtame nüüd paaridesse ja teeme seda kõik koos. Ja kes veel ei teadnud, siis kallistamine tõstab heaoluhormooni nimega oksüdoksiin. Toksiin on ju mürk. Kuidas nüüd õieti edasi minna? Ja väga hea, tuleb olla avatud hoiakuga teineteise vastu hoolivad. Inimeste kehade kontakt võiks toimuda ülaosade vahel stopp. Alaosade keha vahele võiks jääda vähemalt 30–40 sentimeetrit. Meil jäi see vahemaa vist väiksemaks. Aga äkki tõuseb siis oksüdoksiin kiiremini? Ja tasub olla ettevaatlik, et üle piiri ei läheks. Väga hea, sotsiaalne kallistus kestab mõne sekundi, seejärel eemaldute üksteisest õrnalt, aeglaselt silma vaadates. Väga hea, nii, ja nüüd me kordame seda, mine võta sinna 3. paari, väga hea. Ja ühesõnaga kõige tähtsam siis, et kallistus oleks kõigepealt avatud olekuga, üksteise vastu heatahtlikud, Fred ka naeratab. Oi kui ilus, väga hea. Nii, lähege te üksteisele aeglaselt, vaatate silma ja kallistate. Suurepärane. See, mida te siin praegu teete, on investeering teie tulevikku. Pea hakkas oksüdoksiinist ringi käima. Ja oksüdoksiini taset tasub kõrgel hoida. Ja küll aitab. Lähme edasi. Nii, järgmine teema. Negatiivne emotsioon. Negatiivne emotsioon. Kuidas sellega hakkama saada? Mitte ükski situatsioon ei ole läbi ja lõhki halb. Igas negatiivses situatsioonis on midagi head ja see tuleb ülesse leida. Oota, aga mis selles head on, kui sind näiteks abikaasa maha jätab? No, õppetund järgmise suhte jaoks. No, mina tegin oma abikaasa jaoks praktiliselt kõik, aga tema jättis mind ülemuse pärast maha. Väga rumal naine siis. Mina pole kunagi palunud kellegi enda jaoks midagi teha, aga kõik on jalga lastud. Suhted on keerulised ja suhetes alati õigesti toimida ongi ilmvõimatu. Inimene ikkagi eksib, aga alati õpitakse läbi eksimuste. Nii, tõuseme nüüd kõik toolidelt püsti. Oi, Fred, sa oled jälle nii tubli. Teeme järgmise harjutuse. Me õpime veletama negatiivsed emotsiooni. Kas võib selle vahele jätta? Kõige jõulisema relvaga. Kui see on mingisugune naeruteraapia, mina küll kaasa ei tee. Selle harjutuse nimi on Mina olen naerukajakas! Miks ma seda teile õpetan? Väga lihtne. Teadlased on kindlaks teinud, et kunstliku ja tegeliku naeru vahel ei ole organismil mingit vahet. Inimene lihtsalt naerab oma mured minema. Ja kallid sõbrad, me teeme seda nüüd kõik koos. Naermises ei ole mitte midagi keerulist. Vaadake ja tehke järgi. Aps. Ja nüüd me teeme seda kõik koos. Me kasvatame naeru suureks. Nii. See on super
moodus peavalu vaigistamiseks. mul tekkis negatiivne emotsioon, ma tahan koju. Ja siis tulebki tegeleda just naermisega. Positiivsus algab sinu peas, sinu suhtumises. Minu ülesanne on õpetada teile positiivsust toetavaid võtteid. Teie ülesanne on see kõik lihtsalt omaks võtta. Kas kellelgi on tabletti? Mul hakkas ka pea valutama. Ma võin anda. Võtsin ise ka just. Ja küll annan mulle ka. Hommikust saadik pea valutab. Kas kellelegi veel? Ei, täna. Mina ei taha. Mis siis nüüd saab? Kohe läheb kõik mööda ja me jätkame paari minuti pärast. Kui te tahate minu arvamust teada, siis see tiputants oli veel kuidagi talutav. No see kallistamine ka läbi häda. Ma suudan hakkama saada! Kust küll tulevad sellised harjutused? Naerma saab ajada ikka millegi naljakaga. Kuulge, aga äkki ongi naljakas, kui me siin kõik koos naerame niimoodi. See pole üldse naljakas. Mind ajab see nutma. Mind ka. Kuradi naljakas! Aga me tulime ju siia positiivsust õppima. Kas me ei peaks positiivselt seda asja võtma? Ma suudan hakkama saada! Päriselt mõtled või? Jaa. Ära aja oma jutuga naerma. See pole naljakas. No aga see tasub ikkagi proovimist, kui mõelda, et et see on ju lihtsalt naer. Me ei irvita ju mitte kellegi üle, see on lihtsalt süütu naer. Me ei tee seda harjutust. Miks? See on ju kõige parem osa kursusest. Me ju õpime lihtsalt teise inimese üle niimoodi naerma, et me ei irvita ta üle. Mina võiks küll proovida. See ei anna meile mitte midagi. No aga kas siin maailmas ei ole midagi süütumat kui lihtsalt naerda? Me ei ole veel sellel tasandil. Oot, kas me jätamegi lihtsalt ära selle? Jaa! Istusin seal oma külmas korteris ja olin kogu maailma peale pahane. Maailm tahtis minu käest midagi, aga mina ei tohtinud maailma käest midagi tahta. Tundus, et mina, Fred, ei tohi olemas olla. Ära surra ka ei või, arved tahavad maksta. Elektrifirmadest ja poodidest saan ma aru, sellepärast et nende funktsioon ongi ju sinult võtta, selleks et midagi asemele anda. Aga inimesed muudku võtavad. Naine võttis ja lapsed võtsid ja siis kui enam midagi anda ei olnud, siis võttis naine lapsed ära ja raha pidi ikka edasi andma. Minu naine muutus elektrifirmaks. Iga kuu tuli maksta kindel summa. Aga kui elektrifirma annab sulle vastu valgust ja soojust, siis naine... Miks sa uut naist ei võtnud? No aga kui tema on täpselt samasugune, miks ma peaks ennast jälle mingisuguse jama sisse mässima? Kui suur on tõenäosus, et sa satud samasuguse naise otsa? Naisi tunne. Kuule, ma olen ise naine. Kas teie tahate ka midagi? Fred, miks sa siia tulid? Ma sain terveks. Kevad hakkas kätte jõudma, asjad hakkasid vaikselt laabuma, kui mind otsis üles naine.
alguses ma olin väga meelitatud. Jaa, aga siis muidugi selgus kohe, et tal ei ole vaja mitte niivõrd mind kui minu nime. Minu naine oli sidunud ennast programmiga, mis pakkus positiivsust pakkuvaid koolitusi, positiivse psühholoogia koolitusi. Ja tal oli vaja saada kokku terve hulk nimesid selleks, et saada järgmine koolitus veel 50% odavamalt. Minu nimi oli nimekirjas viimane. Kui ta oli selle nime minu käest kätte saanud, siis ega me rohkem temaga ju ometigi ei näinud. Ja muidugi jah, siis ma solvusin. Jälle ta võttis midagi ära. Väga solvusin. Alguses ma mõtlesin, et ma ei lähe üldse sellele koolitusele. Siis ma mõtlesin, et läheks. Ma tahaks teada, kuidas saab sellisest solvumisest üle saada. Kas teil on sellele vastusele küsimus olemas? Teate mis? Me helistame minu mentorile. Temal on vastus alati kõige jaoks olemas. Tema ongi härra positiivsus ise. Koguneme kõik siia minu ümber. Jah, tulge. Hallo, Martin, mina siin, saad sa rääkida? Saan ikka rääkida. Väga tore. Mul on käimas siin väga tore koolitus, kus on koos kõik väga toredad inimesed ja mina tahaksin sinult kui väga targalt inimeselt küsimuse küsida. Vabandust! Hallo, minu 4-jalgne sõber näitas just ühe teise peremehe selle sõbrale koha kätte. Kohe on ju vaja teineteisele kohta kätte näidata. Penno! Hallo! Jaa, pole hullu, ma olen ikka veel kuuldel. Ma oleks kohe valge särgi selga pannud, kui ma oleks teadnud, jah, et kuidas ma saaksin ilusaid inimesi aidata? Palun ütle, mida peab tegema inimene, kui teda on solvatud. See on väga levinud küsimus minu koolitustel. Aita! Hallo! Jah, vabandust, jah, ma kõigepealt tutvustaksin ennast, et positiivse psühholoogiaga ma olen tegelenud 15 aastat ja uurinud, kas positiivsus on õpitav. Tulemus on üllatav. Positiivsus on isegi õpitav, aga oskused ununevad kiiresti. Täpselt samuti nagu matemaatikas integraali arvutamisel. Kui pidevalt ei kasuta, taastub algupärane olukord. Penno! Vabandust, üks kiisu näitas mu sõbrale just praegu koha kätte. Seisab siin keset teed, uhkel küür seljas. No jah, aga jaa, et mida siis teha, kui keegi teine on sind solvanud? Kõigepealt tuleks kindlaks teha, mis on solvangu põhjuseks, miks on tuju paha ja mis põhjustab sellise reaktsiooni. Kuulge! Hallo! Uurida tuleb, analüüsida tuleb suhteakti eelkonteksti ja sellest on kindlasti abi. Aga kui solvang on juba toimunud, siis aitab olukorrast välja heatahtlik huumor. Sellest on abi, see aitab pingeid mandada. Aga kui nali ei kuku alati välja? Siis tuleb loomulikult korrata. See on küll kindel, et heatahtlik huumor on alati edupant, mis puudutab suhtlemist. Kurat, kas sa ei näe, kui oled idioot või? Oho! Sa kõnid jooksuvõistlusalal, sa pime näed sealt maalt, ei tohi edasi tulla. Vabandust! Millega ma saaksin oma eksimuse heastada? Kaosid lihtsalt minema. Oi, jalamait! Soovin teile ilusat päeva! Kuradi nii. Hallo! Jaa, hallo. Te nüüd kuulsite kõiki, jah? Vaadake, kui ma nüüd võtaksin seda solvanguna, siis ma kannaksin edasi negatiivsust ja võiksin käituda ebaviisakalt, kui ma kontrollijate väljun.
Vahel tuleb purustada sellepärast, et elus on nii palju head, mille nimel elada. Üldiselt on nii, et teist inimest ei solvata, ei haavata, kui endal valus ei ole. Ja vahel on nii, et inimesed ise tahavad väga tahavad solvuda ja siis pole teistel mitte midagi erilist vaja teha. Aga kui inimene ise ei taha solvuda ja see juhtub temast sõltumatutel põhjustel ometigi, siis tuleb oma emotsioone vaos hoida. Hallo. See on väga tore, et sa püüdsid üle olla. Ei maksa jah elevantist, ei maksa sääsest elevanti teha, et see on tühine vahejuhtum. Kuule sina, halloo! Ma ei tulnud ära siit kohe, sa oled mul naisele öökapi peal. Ahah! Ta loeb kõiki teie raamatuid. Teate, tervitage oma naist minu poolt. Jaa, kindlasti. Sa saad vastata ühele mu küsimusele. Ei tea, kas ma ikka ostaksin. Kas sul on plaanis välja anda raamat negatiivse mõtlemise plussidest? Minu meelest reageerib naine väga imelikult. Temast on saanud positiivsuse maniak. Ta on päris hirm ta pärast. Teate, teie naine on ilmselt millestki väga valesti aru saanud. Ja kui mul kõht valutab, ütleb naine, et järelikult on valu millekski hea. Oi, see läheb mööda. No aga ta tahab lahutust. Teate mis? Mulle tundub, et teie naine on otsustanud oma mõtlemist ja ellusuhtumist muuta, aga teie ilmselt mitte. Mulle ei istu see värk, jah. No aga ärge võtke siis lahutust tragöödiana. No ta tahab autot ära võtta. No aga autokulud lähevad sellega koos. Teid taipa seda värk. Teate, mina ei saa teie probleeme lahendada. Ma pean praegu telefoniga rääkima. Hallo. Jaa. Et kuhu ma praegu pooleli jäingi? Sääsest pole mõtet elevanti teha. Ja muidugi sääsest elevanti. Ja tuleb ikka meeles pidada ja kalliks pidada asju, mis elus rõõmu teevad ja mis tõstavad tuju. Nii, aga nüüd ma pean oma 4-jalgse sõbra tegevuse biolagunevasse kilekotti toimetama. Aga teie jääge seniks positiivseks. Jaa, muidugi. Super, teeme Martinile ühe suure aplausi. Väga hea. Tema on see, et mina sain positiivse visiku ja kui see visik juba sisse poeb, siis sellest pääsu ei ole. Mina ei tea, minust küll vist positiivset mõtlejat ei saa. Miks? Ma siis lihtsalt ei meeldiks endale, ma poleks siis ju adekvaatne. Mina olen ka väga õnnelik, et jõudsin sama tulemuseni. Ei, ega positiivsus ei tule kohe praukti, seda peab vaikselt harjutama, õige doseeringuga kasutama, seda peab. Positiivne on see. Olen saanud jälle oma kogemuse võrra rikkamaks. Suurepärane! Hoia tasetu võimalusel arenda järgmine koolitus on sulle juba 10% odavam. Aitäh! Hea laps. Mina tahtsin siit koolituselt positiivsust juurde saada, aga pole hullu, et ei saanud. Ma sain siit hoopis midagi muud. Kas sa palun räägiksid sellest meile kõigile? Mina sain aru, et isiklike probleemide lahendamisel võid loota ainult ise endale. Jaa, see on õige, aga positiivsusel on see teine pool. Me ei taha alati näha negatiivses head, helget poolt. See on alati olemas ja mina usun, et sinul tuleb väga helge tulevik ja teised armsad kallid sõbrad. Ma olen kindel, et te saite siit koolituselt midagi väga kasulikku. Jaa, täiesti õige. Sellepärast, et mina tulin siia ilma eriliste ootusteta, aga ma lähen siit nüüd suurte lootustega minema. Mis on need lootused? Ma ei tea, kas teiste juures maksab nii palju seda nüüd ütelda. Mulle meeldib keegi. Sa peaksid seda talle kohe ütlema. Ei tea, kas maksab. Ei, mis kohe tehtud, see pärast hooletu. Ei, see... Usu mind, väljendamata jäetud tunded, need võivad hiljem tekitada depressiooni! Aga äkki täiem... Olgu! Mulle meeldib tema. Mina? Palju on. Issand, mul on kodus mees ju. Kes on alkohoolik ja pole teinud sind õnnelikuks? Siis see ei tähenda, et ma abielus ei ole. Anni, Jah.
soovimata vähimalgi määral lõhkuda sinu abielu. Kas sa tuleksid minuga koos kohvikusse kardemonisaiakesi sööma? Iga muidugi tulen. Jaa, lõpusõnad. Osalesid minu algtaseme positiivse psühholoogia kursusel. Kursus on mõeldud neile, kes tahavad ennast proovile panna positiivses mõtlemises. Aitäh, et te kõik tulite.